Liikumispuue on tugi ja liikumisaparaadi kahjustuse tagajärjel tekkinud liikumisfunktsioonide häired. Liikumispuude põhjusteks on kaasasündinud puuded, haigused ja elu jooksul tekkinud traumad, mis omakorda jagunevad alalisteks ja ajutisteks traumadeks. Kõikidest puude liikidest on liikumispuue kõige suurearvulisem puudeliik, mis moodustab koos liitpuudega üle poole. Puudega inimeste hulgas on umbes 5% ratastooli kasutajad. Erivajadustega liikujad on liikumispuudega ja liikumisraskustega inimesed, eakad, ajutiste traumadega isikud, lapsed, ülejäänud elanikkonnast vajavad aeg-ajalt rohkemal või vähemal määral ligipääsetavat keskkonda. Takistuseks võib olla liiga lühike või hoopis liiga pikk kasv, ajutine trauma, rasked kotid, käsipagas või muu kandamid, käru, tõukeratas, kõrged konsad ja muu selline. Viimasel ajal on tänavapilti lisandunud ka iseliikuvad pakirobotid, mis toimetavad omapäi ja vajavad tasast ja siledat teekatet ning madalaid äärekive. Kõike seda, mida vajavad ka ratastoolid ja lapsevankrid. Liikumispuudega inimeste põhiline eripära on sõltuvus liikumisabivahenditest. Tehnilised abivahendid on tooted, instrumendid, varustus või tehnilised süsteemid, mille abil on võimalik ennetada tekkinud või kaasasündinud kahjustuse või puude süvenemist, kompenseerida kahjustustest või puudest tingitud funktsiooni häiret, parandada või säilitada võimalikult kõrget füüsilist ja ühiskondlikku iseseisvust ning tegutsemisvõimet. Keskmise või raske liikumispuudega inimesed on iseseisvad, kõrvalabi nad üldjuhul ei vaja ning kasutavad keppe, karke, erinevaid käimisraame, ortoose ja proteese. Liikumine on raskendatud astmetel ja treppidel. Nad vajavad toeks käsipuid ning parimaks liikumisviisiks hoone korruste vahel on lift. Raske ja sügava liikumispuudega inimesed kasutavad liikumiseks erinevaid liike ratastoole, skuutreid. Kasutatakse kätefunktsioonide häireid kompenseerivaid abivahendeid, näiteks kohandatud tabletitopsid, noad, käärid, arvutihiired ja muu selline. Füüsiliselt ligipääsetav ideaalne keskkond on horisontaalsed, tasapinnalised ja siledad liikumisteed ja vertikaalsed liftid ja tõstukid. Ideaalsetel liikumisteedele lisanduvad erinevad ligipääsetavust ja funktsionaalsust parandavad seadistused, automaatuksed, uste lisakäepidemed, kraani pikendused, madalad letid, pinkide käetoed ja nii edasi. Liikumispuudega inimese liikumisteekond peab olema tagatud ligipääsetavusega ühtlaselt alates kodust välja saamisega, läbitavast tänavaruumist ning sihtpunkti poeletini, teatriistekohani, invatolletini või töökohani, samas lisatud läbitavalt funktsionaalsust parandavate seadistustega. Liikumispuudega inimeste iseseisvaks hakkama saamiseks ei tohi olla tema teekonnas ühtegi takistust, sest see tühistab paljuski ülejäänud tagatud ligipääsetavuse. Näiteks saab ratastooli kasutaja iseseisvalt liikuda ainult kindla kaldenurga ja kõrguse vahega takistuste puhul. Kui esineb lisaks ka käte osaline halvatus, on iseseisvalt ületatavad takistused ja kaldteed sõltuvalt puude raskusest järjest madalamad. Mida suurem on puue, seda keerulisem kui isegi mitte võimatum on liikumispuudega inimestel iseseisvalt takistusi ületada. Kui vaadelda inimesi tänavaruumis liikumisel, kus on kõnniteel trepp ja kaldtee kõrvuti, siis enamus inimesi kasutavad kaldteed. See tähendab, et kaldtee pole ainult vajalik puudega inimestele, vaid on ka universaalne kujundus.
samas on liftidega, mis muudavad liikumise hoones mugavaks kõikidele inimestele. Aktiivsed ja ratastooli iseseisvalt kasutavad inimesed vajavad keskkonna kujundamisel rohkem tähelepanu, sest abistaja poolt juhitavad erivajadusega inimesed sõltuvad keskkonna takistuste ületamistel. Küll abistaja osavusest ja jõuvarudest, kuid suudavad tänu abile ületada kõrgemaid takistusi. Üks põhitõde ligipääsetavuse juures on see, et kui tervel inimesele on ligipääsetavus pigem mugavus ja turvalisus, siis puudega inimestele on see hädavajadus. Mida suurem on puue, seda suurem on hädavajadus. Seal, kus saavad enamus kasutajaid kuidagi hakkama, on üks väike grupp inimesi, kes ei saa ligipääsetavuseta üldse midagi teha. Seetõttu tuleb lähtuda ruumi kujundamise alguses kõige nõrgematest. Puuetega inimestega arvestamist ei tuleks näha takistusena, vaid hoopis lahendusena. Igal juhul peaks olema erinevate inimestega arvestamine ja kõik kujundused kohe algusest peale loomulik projekti osa. Praktikas peab olema keskkond ligipääsetav kõigile. Kujundaja peab looma keskkonda kõigile. Ligipääsetavus peab olema keskkonna loomulik osa, sest nii on odavam ja lihtsam. Ligipääsetavuse lahendused tuleb muuta hoopis kujunduslahendusteks, mis oleks huvitavad. Tellija ei tohi karta rajatist, inforuumi või teenust võimalikult ligipääsetavaks teha, sest esiteks ei tee ligipääsetavus näiteks hoonet kallimaks ja teiseks see toob talle hoopis tulevikus rohkem tagasi, sest võimalikult palju kasutajagruppe saab tema rajatist kasutada. Igal juhul kogu keskkond võidab ligipääsetavusest.